Kui me soovime muuta ainult ühe kindla elemendi välimust, siis selle jaoks saame kasutada atribuuti ID. Sama väärtust omavat ID atribuuti tohime kasutada korraga ainult ühe elemendi puhul. Näiteks soovin muuta pealkiri 2 kuidagi eriliseks, siis ma kirjutan siia H1 märgendi sisse, ID võrdub jutumärgid ja jutumärkidesse mõne väärtuse, näiteks eriline. Ja kui ma soovin nüüd stiili alt viidata sellele ID väärtusega eriline, siis mitte nagu klassi puhul panime punkti, vaid ID puhul paneme hashtagi ehk trellid. Hashtag ja eriline. Loogsulud. Ja ütleme, et värv, color, koolon ja red. Salvestan, uuendan ja pealkiri 2 on nüüd punast värvi. Ja seda sama väärtusega ID-d me enam mujal kasutada ei tohi. Kasutades ID-sid saame rohkelt infot sisaldavale lehele lisada järjehoidjaid. Selleks peame kõigepealt ID-d kasutades lisama mõnele elemendile järjehoidja. Lisame järjehoidja näiteks 5. pealkirjale. Lähen siia H1 elemendi sisse, kirjutan ID võrdub jutumärgid ja P5 ehk siis peatükk 5. Ja lisan ka ID näiteks 8. peatükile. H1 ID võrdub jutumärgid ja P8. Nüüd meil on järjehoidjad lisatud. Ja lisame nüüd ka lingid, mis viiksid meid nende peatükkide juurde. Lisan need lingid siia üles äärte, ehk siis nad meenutavad natukene võib-olla sellist menüüd, midagi menüütaolist juba. Ref võrdub jutumärgid ja siia kirjutan viite ID-le peatükk 5 ehk siis hashtag P5. Sulgen, kirjutan, et peatükk 5. Ja lisan ka lingi peatükk 8 juurde. Kas oli peatükk 8? Jah. Kopeerisin ülemist rida, kontroll ja nõrga D-ga ja kirjutan siia P8 ja peatükk 8. Salvestan, uuendan ja meil üleval on nüüd 2 linki. Peatükk 5 ja peatükk 8. Kui ma klikin peatükk 5 peale, viiakse meid kohe pealkiri 5 juurde. Ja kui ma üleval klikin peatükk 8 peale, viiakse meid pealkiri 8 juurde. Ehk me saame tekitada menüü, mis viib meid veebilehel mingise kindla elemendi juurde. Ja see ongi üks põhjus, miks me ei saa kasutada sama ID-d mitme elemendi puhul, sest nad on kindlale elemendile viitavad väärtused. Samamoodi saame me teha lingi, mis viiks meid mõnele teisele lehele just selle elemendi juurde. Kui meil näiteks oleks see peatükk 5 hoopis kontaktlehel, siis ma võiksin siia kirjutada kontakt.html ja hashtag peatükk 5. Ja siis mind viidaks kõigepealt kontakt.html lehele ja otsitakse seal ülesse ID P5 ja viiakse mind selle juurde.